Kristus on üles tõusnud. Tõesti, ta on üles tõusnud, vastab kogudus. Ma tulin täna hommikul ma kohtusin liftis ühe prouaga ja mis sa ikka ütled ülestõusmispühade hommikul, kui ma ütlesin Blessed Easter ja siis ta ütles, reageering oli selle peale, ja siis lisas sinna, et me tähistasime paasapühasid. Siis ma sain aru, et tegu oli juudi prouaga. Aga siis ta ütles sinna otsa, et aga tegelikult pole vahet, tegelikult me tähistame moslemite pühasid ka, sest ega mul pole vahet, mis seal sisu on, peaasi, et hästi süüa saab. Et sellise tädiga kohtusime. Ma loodan, et meil on veidi teistsugused motiivid ülestõusmispühade tähistamiseks. Jeesuse ülestõusmine ei ole lihtsalt üks paljudest teoloogilistest sellistest tõeks pidamistest või õpetustest kristluses, vaid Jeesuse ülestõusmine ongi kristlus. Paulus ütleb, kui Kristus ei oleks üles tõusnud, siis kõik meie kuulutus oleks tühine. Kõik. See tähendab ka kõik meie püüdlused, kõik meie lootused, kõik meie ootused, need oleks tühised. Aga tänu Jumalale me teenime üles tõusnud Issandat. Me alustame tänast teenistust presidendi tervitusega. Ärge kartke, ei ole president Trump ega ka mitte kahjuks president Karis, vaid Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu president Gunnar Kotiisen, keda me ka, ma usun, juulikuus saame siin näha, kui Jumal lubab. Ja ta on kirjutanud nii: kallid õed ja vennad, teda ei ole siin, ta on üles äratatud. Sõnad, mis tavaolukorras meid hirmutaksid ja pahandaksid, on täna toomas kirjeldamatut lootust ning rõõmu. Haual naistele öeldud sõnum kõneleb selget keelt, et üles tõusnud Issanda arm ja vägi on kättesaadavad meile kõigile. Tõsi, see ei ole leitav pelgalt inimlikes mälestustes ja eilsetes kogemustes, et teda ei ole siin, aga see on kättesaadav tänases ärkamises. Ta on üles äratatud. Ülestõusmishommiku sündmused tuletavad meile meelde, et uskmatus ei jää meist maha iseenesest. Ja hirm ja kadeduski võivad märkamatult saada osaks meie kõige erilisematestki hetkedest. Kuid nii nagu 2000 aastat tagasi leidis üles tõusnud Issand tee kõigi oma jüngrite juurde, teeb ta seda ka täna. Johannese 20:25 ütleb, temaga kohtudes asendub hirm lootusega ning uskmatus usuga ja me võime öelda ühiselt, ja nüüd on see Johannese 20:25, meie oleme näinud Issandat. Soovin teile kõigile õnnistusküllast ülestõusmisjärgset elu ning kandku ka meid, meie kogudusi ja meid ümbritsevat uskliku Toomase, pane tähele, mitte uskmatu Toomase, vaid uskliku Toomase poolt jäetud sõnad. Minu Issand ja minu Jumal. Kristus on üles tõusnud, tõesti, ta on üles tõusnud. Gunnar Kotiisen, ja ma ütlen selle liidu nime ka, see on maailma kõige pikem liidu nimi, Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu president. Hea meel, armas, et sa oled täna siin. Hea meel, et sa oled meid vaatamas interneti kaudu või kuulamas raadiost. Me alustame tänast teenistust ei kellegi teise nimel kui üles tõusnud Jeesuse Kristuse nimel. Täna teenib meid lauluga TBK ansambel, üldlaule juhatab Marika ja algussõna jagab ka Marika meile. Ja Peeter on klaveri peal ja Marianne on meile tõlkimas tagaruumis. Aga võtame laulu 611, laul, mida siin on tõenäoliselt lauldud selle koguduse algusest peale. Minu Jeesus elab,
kui vägev võidumees. 611. see on see talv, kes andis end ja võttis kõik me patusüü. Seal risti peal on andeks and, seal kannatas me rahuvürst, me kuningas. Möödas on öö, on valguses võit, Jeesuse töös on üles tõusmine.
tõusmisekoit. Ei Jumalat saab hoida põrgu ja haud, pimedus su aeg on möödas. On armastus seal risti peal, on ustavus seal Golgatal, see vana rist meil rääkimas, et võitnud surma kuningas, me kuningas. Möödas on öö, on valguses veit. Jeesuse töös on ülestõusmise koit. Ei Jumalat saa hoida põrgu ja haud, pimedus su aeg on möödas. Möödas on öö, on valguses veit. Jeesuse töös on ülestõusmise koit. Ei Jumalat saa hoida põrgu ja haud, pimedus su aeg on möödas. Sind hoida ei saa surm ja haud, su haud on tühi, pole sind seal, kord kõlab päästetute laul. Sest haud on tühi, pole sind seal, sind hoida ei saa surm ja haud, su haud on tühi, pole sind seal, kord kõlab päästetute laul. Sest haud on tühi, pole sind seal. Möödas on öö, on valguses veit. Jeesuse töös on ülestõusmise koit. Ei Jumalat saa hoida põrgu ja haud, pimedus su aeg on möödas. Möödas on öö, on valguses veit. Jeesuse töös on ülestõusmise koit. Ei Jumalat saa hoida põrgu ja haud, pimedus su aeg on möödas. Ja pimedus su aeg on möödas. The angel said to the women, "Do not be afraid, for I know that you are looking for Jesus who was crucified. He is not here. He has risen, just as he said. Come and see the place where he lay." Matthew 28, verses 5 and 6. Fear, rather an odd topic for me to choose for Easter Sunday morning, yet allow me to elaborate. Who of us has not faced fear or is presently facing fear and being fearful? We fear accidents or illness, losing financial stability, especially in the present world situation. We fear the mole on our back, the increasing stiffness of our bones as we age. So to counteract, we develop sophisticated investment plans, create elaborate security systems, and countries create stronger military forces. Yet it is said that we depend on mood-altering drugs more than any generation in history. And I read recently that the average child today has the same level of anxiety as the average psychiatric patient in the 1950s. Fear. It wants to take over our lives and is so unwilling to share the heart with happiness. Happiness gives in. Can we be happy and afraid at the same time? Clear thinking and afraid?
confident and afraid, merciful and afraid. No. Fear is like the big bully in the high school hallway, brash, loud, and unproductive. For all the noise fear makes and room it takes, fear does little good. How then can we rid ourselves of that fear? I remember a long time ago, quite a few years ago, when our little Amelia, who is now pushing 12, was just a 2-year-old. She was visiting us with her parents from New Brunswick. She was rather a spunky, quite independent little 2-year-old. She walked with conviction and marched to the beat of her own drummer. That is, until she was faced with the fear of a 4-legged relative of ours. Well, didn't she just scramble into my arms and hold on very tight when gentle butterscotch came near her. She knew that as long as she was in my arms, no harm would come to her. And wasn't that the best feeling for me, to know that she was relying wholeheartedly in me to protect and give her the security that she thought she needed? Memories. And so why do we speak of fear on Easter Sunday? Because the angel said, "Don't be afraid." The next time that fear tries to overcome us, let us be encouraged to also crawl into the loving arms of our Heavenly Father, knowing that He has won the victory. When we entrust our lives into His hands and seek His will, we no longer need to fear, because He knows the plans that He has for our lives. Seeing the face of the risen Christ brings peace and assurance. His authority calms our hearts, reminding us that the one who defeated death now rules with compassion and strength. Since His authority is firm, our hope remains strong. And because He is with us, we can move forward confidently, trusting that His resurrection power keeps restoring and renewing us. We sing, "Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone." My prayer is for all of us today to wholeheartedly experience the fact that Christ's death and resurrection has banished fear, our fear, and that we can live victorious with Him. Let's stand together in prayer. If we have any prayer requests that we'd like to share visibly, we can raise our hands. Thank you. Our Heavenly Father, we thank You as we celebrate this wonderful Resurrection Day. We thank You that because You live, we can face tomorrow, that You have taken our fear of tomorrow, all of our uncertainty. We pray for those today who are fearing because of war, financial instability, serious illness. May Your resurrection power bring peace and assurance. God, we pray for our partner Gogotus, the Ruth Gogotus, and all those others who are worshiping today. Father, we pray for Your continued blessing on this service and know that You are already with us and go with us also as we leave here. Amen. Please be seated. Järgmine laul, mis ansambel laulab, on Ann Wilson oli ta nimi vist, poolt kirjutatud päris nooruses ja inspireeritud väga traagilisest sündmusest, et kui mõtelda sellele ajale, milles me oleme, millest me suur reede ja ülestõusmispüha, siis see on, elu toob meile ootamatus, elu ei lähe nii, nagu meie tõmbame joonlauaga, et siit sünnist kuni eduka surmani kunagi kõrges vanuses, sirgjoon aina ülespoole ja kõik nii, nagu mina mõtlen. Et elu ei lähe niimoodi, vaid elul on keerdkäike ühele poole ja teisele poole. On suuri reedeid ja on ülestõusmispühasid. Küll on hea, et peale suurt reedet tuleb ülestõusmispüha, aga suure reede sees olles ei ole seda väga, väga lihtne uskuda. Aga see laul hakkas sündima Ann Wilsoni
südames siis, kui ta vend hukkus autoõnnetuses. Ta oli 15-aastane, see tüdruk siis, Anne Wilson, ja ta hakkas avastas, et ta hakkas oma päevikusse või palvepäevikusse kirjutama aina rohkem My Jesus, minu Jeesus. Hakkas pöörduma väga isiklikult, minu Jeesus, minu Jeesus. Ja mõnda aega hiljem, kui ta sai kokku ka kristlike muusikutega ja produtsentidega, siis nad koos lõid selle laulu My Jesus, kus ta väga sügavast kriisist läbi tulles, tegelikult selle sees olles, Jeesuse abiga on suutnud tõsta pilgu ka sellest olukorrast kõrgemale. Are you past the point of weary? Is your burden weighing heavy? Is it all too much to carry? Let me tell you about my Jesus. Do you feel the empty feeling? 'Cause shame's done all the stealing, and you're desperate for some healing. Let me tell you about my Jesus. He makes a way where there ain't no way, rises up from an empty grave. Ain't no sinner that he can't save. Let me tell you about my Jesus. His love is strong and his grace is free, and the good news is I know that he can do for you what he's done for me. Let me tell you about my Jesus, and let my Jesus change your life. Hallelujah, 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 amen, amen. Who can wipe away the tears from broken dreams and wasted years, and let the past disappear? Oh, let me tell you about my Jesus. And all the wrong turns that you would go and undo if you could. Who can work it all for your good? Let me tell you about my Jesus. He makes a way where there ain't no way, rises up from an empty grave. Ain't no sinner that he can't save. Let me tell you about my Jesus. His love is strong and his grace is free, and the good news is I know that he can do for you what he's done for me. Let me tell you about my Jesus. He makes a way where there ain't no way, rises up from an empty grave. Ain't no sinner that he can't save. Let me tell you about my Jesus. His love is strong and his grace is free, and the good news is I know that he can do for you what he's done for me. Let me tell you about my Jesus, and let my Jesus change your life. Hallelujah, 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 amen, amen. Hallelujah, 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 amen, amen. He makes a way where there ain't no way, rises up from an empty grave. Ain't no sinner that he can't save. Let me tell you about my Jesus. His love is strong and his grace is free, and the good news is I know that he can do for you what he's done for me. Let me tell you about my Jesus, and let my Jesus change your life. Colossians chapter 3, verses 1 to 4. Living as those made alive in Christ. Since then, you've been raised with Christ.
Set your hearts on things above, where Christ is, seated at the right hand of God. Set your minds on things above, not on earthly things. For you died, and your life is now hidden with Christ in God. When Christ, who is your life, appears, then you also will appear with him in glory. Romans 6, 3-11. Or don't you know that all of us who were baptized in Christ Jesus were baptized into his death? We were then therefore buried with him through baptism into death, in order that, just as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, we too may live a new life. For if we have been united with him in death like his, we will certainly also be united with him in resurrection like his. For we know that our old self was crucified with him, so that the body ruled by sin might be done away with, that we should no longer be slaves to sin, because anyone who has died has been set free from sin. Now if we died with Christ, we believe that we will also live with him. For we know that since Christ was raised from the dead, he cannot die again. Death no longer has mastery over him. The death he died to sin once and for all. But the life he lives to God. In the same way, count yourselves dead to sin, but alive to God in Christ Jesus. And now we'll all have a chance to sing again. Palun võtke need lauluraamatud. 128. Let's stand. Ja andes too.
Palun istuge. Issand, õnnista ka seda sõna, mis me veel kuulame ka. Aita mind, kui ma seda jagan ja ava meie südamed seda vastu võtma Jeesuse nimel. Ma loen jutluse aluseks 1. Korintuse kirja 15. peatüki, salmid 42 kuni 58, kus Paulus kirjutab siis Korintuse kogudusele, kellel oli tõenäoliselt siis probleeme mõistmise või arusaamisega, mis puudutab vaimset ja mis puudutab lihalikku, mis puudutab maist ja mis puudutab vaimset või taevast. Ja Paulus kirjutab nii. Nõnda on ka surnute ülestõusmine. Kaduvuses külvatakse, kadumatuses äratatakse üles. Autuses külvatakse, kirkuses äratatakse üles. Nõtruses külvatakse, väes äratatakse üles. Maine ihu külvatakse, vaimne ihu äratatakse üles. Kui juba on olemas maine ihu, siis on olemas ka vaimne ihu. Nõnda nagu on kirjutatud. Esimene inimene, Aadam, sai elavaks hingeks. Viimne Aadam sai vaimuks, kes elustab. Kuid esmalt ei ole vaimne, vaid maine. Siis alles tuleb vaimne. Esimene inimene oli maast muldne, teine inimene oli taevast. Milline oli muldne, sellised on ka muldsed. Ja milline oli taevane, sellised on ka taevased. Ja nii nagu me kandsime muldset kuju, nii kanname kord ka taevast kuju. Aga seda ma ütlen, vennad, liha ja veri ei või pärida Jumala riiki ega kaduvus pärida kadumatust. Vaadake, ma ütlen teile saladuse, meie kõik ei lähegi magama, aga meid kõiki muudetakse. Äkitselt, ühe silmapilguga, viimse pasuna hüüdes, sest pasun hüüab ja surnud äratatakse üles kadumatutena ning meid muudetakse. Sest see kaduv peab riietuma kadumatusega ja see surelik riietuma surematusega. Aga kui see kaduv riietub kadumatusega ja see surelik riietub surematusega, siis läheb täide sõna, mis on kirjutatud, surm on neelatud võidusse. Surm, kus on sinu võit? Surm, kus on sinu astel? Aga surma astel on patt, ent patuvägi on seadus. Aga tänu olgu Jumalale, kes meile võidu annab meie issanda Jeesuse Kristuse läbi. Niisiis, mu armsad vennad ja õed, olge kindlad, olge kõigutamatud ning ikka innukad issanda töös, teades, et teie vaeva nägemine issandas ei ole tühine. See on Jumala sõna ja kogudus ütleb amen. Ma teen siia vahele ühe testi. Vaatame, kuidas Marianne oma tööd teeb, ehk kas tehniliselt jõuab kohale. Kõik, kellel on, kes kuulavad tõlget, tõstke oma üks sõrm püsti. Sul oli enne juba väga hea, töötab, väga hea. Tallinna Nigulist, see, mis ma lugesin, see kirjakoht, see lühidalt kokkuvõttes, see, mida Paulus ütles, on see. Kutsudel sünnivad kutsud ja notsudel sünnivad notsud. Ehk maisest sünnib maine, vaimsest sünnib vaimne. Tallinna Niguliste kirikus on säilinud fragment, mitte ainult Eesti kontekstis, aga üldiselt kunsti, ajaloo kontekstis, kuulsa Bernd Notke maalist Surmatants. Tants macabre on ta vist. Või surmatants. See on omaette kunstiliik, kes kajal. Seda tehti päris palju ja võite ära arvata, mis pärast tekkis
selline kunstiliik, kus maaliti surma. Loomulikult on see seotud katkuga. Aga neid on Euroopas veel neid fragmente, aga Tallinnas säilinu on kõige erilisem ja kõige hinnatum. See on maal, kus on siis kujutatud personifitseeritud surma luukere näol. Kusjuures ma mäletan, minu vanemad või ema oli see tõenäoliselt, kes tõi päris palju raamatuid meile koju lapsepõlves. Ma mäletan, ma ei tea kui palju, ma ei kujuta ette tänapäeva lapsi näiteks vaatamas kunstiajaloo raamatut, aga ema oli toonud ühe suure kunstiajaloo raamatu, võib-olla see, et meil ei olnud väga palju, nii hirmus palju neid raamatuid või valikuid. Ja siis ma mäletan, kuidas ma väga huviga vaatasin, ma võisin olla 7 või 8 või veel noorem ja ma vaatasin neid pilte ja mul on nii hästi meeles, kui hirmus oli see surmatantsu pilt, kui ma seda vaatasin, aga see oli nii põnev. Ja siis ma vaatasin seda luukere seal. Aga ta on siis seal pildi peal on luukere, kes on sirutanud oma käe erinevate ühiskonnaklasside inimeste külge nii-öelda või poole, kutsudes tantsule. Seal on vaimulikud, seal on keisrid ja kuningad, seal on piiskop, aadlik, kaupmees, talupoeg. Kõiki see surm kutsub tantsule. See on otse kui ikoon või siis aken, mis räägib midagi või mis näitab meile midagi. Aken, mis räägib sellest, et surm on üldinimlik. Memento mori. Pea meeles, et sa oled surelik. See puudutab rikast, see puudutab vaest, see puudutab valitsejat, see puudutab tavakodanikku. Või tänapäeva inimese jaoks surmateema, me väldime seda, me lükkame surijad kuskile eemale, kaugele ja me ei armasta sellest rääkida. Seda hämmastava on see, nüüd hakkab vanaisa rubriik, kui me oma 3-aastasega rääkisime, naabri maja oli, vaatas aknast välja, et kes seal kollases majas elab. Ma ütlesin, et ei ela mitte kedagi. Miks seal ei ela kedagi? Miks küsime? Sellepärast, et nad surid ära. Mis see tähendab, et nad surid ära? No siis ma seletasin, ma ei hakka teile öelda, kuidas ma seletasin. Ja siis see järeldus sellel 3-aastasel, aga siis teie surete ka ju ära. Ma ütlesin, et jah. Ütlesin, kahju. Meie vestlused surmateemal olid see. Aga üldiselt ega me ei räägi väga surmast. Ühiskonnas on see teema nagu kuskile ära peidetud. Keskajal ei saanud sellest mitte rääkida. Kui suurima katkulaine ajal 25-30% Euroopa elanikkonnast sureb, see tähendab seda, et tõenäoliselt ei olnud väga palju inimesi, kelle lähikonnas neid surijaid ei olnud. Ja võib-olla mõni terve küla, mõni üksik jääb võib-olla ellu. Ehk see oli midagi, mis tuli igalt poolt uksest aknast sisse, kõik elati surma keskel ja see jõudis ka kunsti ilmselgelt selle pärast. Surmatants. Kui surm ja maksud pidid olema paratamatus, inimene on küll nutikas, et maksudest nutikad kuidagi vähemalt optimeerivad, kui ta päris kõrvale ei hoia. Aga siis surm on paratamatus meie elus. Aga Paulus kirjutab nüüd korintlastele seda, et mingis dimensioonis on surma paratamatus välditav. Ehk mingis dimensioonis on surm kaotaja. Ta ei ole see, kes ütleb, sina tuled tantsule ja sul ei ole võimalust ära ütelda, vaid surm on võidetud. Ja seda tänu ülestõusmispüha sündmustele. Jah, me keegi ei jää siia. See oleks, ma kujutan tegelikult päris hirmus, kui me jääksime siia väga pikaks. Isegi kui me palvetaksime üksteise eest lakkamatult ja me saaks kogu aeg kõikidest haigustest terveks, siis ikkagi ühel hetkel, tegelikult on see, et me pikendame seda aega lihtsalt siin. 2 aastat, võib-olla kellelgi 20 aastat, ja tänu Jumalale, kui Jumal tervendab. Aga me kõik, ühel hetkel on see kõik läbi. Ka Laatsarus, kui Jeesus Laatsaruse üles äratas, ta ei jäänud igavesti maa peale, vaid ta mingisugusel hetkel suri ära. Ka Jairuse tütar mingisugusel hetkel suri ära. On see siis mõneaastane või pikem lisa kingitus meile siin maa peal.
Rääkides võidust surma üle, peab Paulus silmas pidama ühte teist dimensiooni, see ei saa olla see meie muldne ja maine ihu. Ja täna loetud kirjakohas, nagu ma ütlesin, vastandab Paulus siis seda maist ja vaimset. Kaduvuses ehk maises külvatakse. Lapse sünd on väga materiaalne. Seal on loomulikult oma vaimne pool juures, aga ta on väga materiaalne. Aga kadumatuses ehk vaimses äratatakse üles. See, mis püsib igavesti, ei ole materiaalne. See, mis sünnib 9 kuud pärast viljastamist ema üsast, see on ajutine. Aga see, mis on kuskil siin sees, see, mille Jumal on saanud üles äratada, see, millest meil on osa Jeesuse Kristuse kaudu, see osa on loodud elama. See on igavene. Jah, piibel räägib haudade avamisest ja ihude üles tõusmisest, aga no oleme ausad, ega me päris vist ei kujuta ette seda, et see võiks niimoodi olla, et mulla sees olnud kondid ühel hetkel tõusevad üles ja siis kuidagi jõuavad taevasse ja siis Timo kondid hakkavad üksteist otsima, et kuidas see kokku läheb, selline pusle kokku paneme seal, või rääkimata kremeerimisest, et tuhk ei saa seal kuidagi füüsiliseks kujuks. See on teistmoodi. Ega me lõpuni ei tea, ega me lõpuni aru ei saa seda, aga see, nagu Paulus ütleb, et maises külvatakse, aga kadumatuses või vaimses äratatakse üles. Igavikuline mõõde on vaimsel, mitte füüsilisel. Aadam, Paulus tõi kaks inimest. Esimeses inimeses sündis maine, teises inimeses sündis vaimne. Aadamas sündis maine, Aadamas sündis maine, Kristuses sündis vaimne. Aadam sai elavaks hingeks. Hing, meie emotsioonid, meie ratsionaalne mõtlemine, meie meeled, elav hing. Aga Jeesuses on meil võimalus osa saada ühest uuest dimensioonist. Ja see on see viimne Aadam, kes sai vaimuks, kes elustab. See on see, mis Jeesusega kokku puutudes juhtub. Midagi saab ellu, midagi ärkab. Sellepärast me nimetame näiteks evangeelseid teenistusi ärkamisteenistusteks vahel, et me saame teadlikuks millestki, mida me võib-olla varem ei saanud päris täpselt aru, sellepärast et vaim ilmutab midagi. Ja nii nagu me kanname siin seda muldset kuju, kanname kord me taevast kuju. Filosoof Immanuel Kant, huvitav, Immanuel on ju Jumal on meiega, aga tal oli väga huvitavaid filosoofiaid ka seoses Jumalaga. Ja ta tõi kirikule palju peavalu oma seisukohtadega ja mõtetega. Aga kõige selle juures murdis ta oma pead Jumala olemasolu üle ka selle nurga pealt, puhtalt pragmaatiliselt ja ratsionaalselt, et aga Jumal ikkagi peab olema ja see üks põhjus, mis ta välja tõi enda filosoofilistes traktaatides, puudutab eetikat, moraali, õiglust, õigsust, ikka õiglus on see eestikeelne sõna, jah. Et see maailm, see materiaalne maailm on lihtsalt nii ebaõiglane. Siin valitseb ja võidab nii sageli vale ja ebaõiglus. Ja siis ta jõuab sinna järeldusele, et see ei saa olla kõik. See lihtsalt ei saa olla kõik. Et kusagil peab olema see maailm, kusagil peab olema see dimensioon, kus valitseb õiglus. Kus see võib-olla siin maailmas kannatanu, siin maailmas kogu aeg võib-olla peksa saanu, nii kui Laatsarus, see vaene Laatsarus rikka mehe ukse ees. Kui Jeesus või Abraham võttis ta sülle, see oli koht, kus sai õiglus lõplikult maksma. Ja Immanuel Kant jõudis oma aruteludega sinna, et peab olema midagi teisel pool. Pauluse sõnum on, et kõik, mis on väljaspool Jeesust, ei jõua sinna, kuhu jõudis vaene Laatsarus. Liha ja veri ei või pärida Jumala riiki. Ja kaduvus ei saa pärida kadumatut. Sest see kaduv peab
riietuma, teised riided me peame saama, peab riietuma kadumatusega ja see surelik riietuma surematusega. Ehk siis toimub üks kvalitatiivne ja olemuslik muutus inimese sees, kui ta kohtub Jeesuse Kristusega. Kui Jeesus saab tema isandaks, kui Jeesus saab tema päästjaks, siis nagu öeldakse Vanas Testamendis, et ta paneb käsud meie sisse, ta teeb meie südamega midagi, ta muudab meie südame pehmeks, nii et meil on väga raske teha asju, mis on vastuolus Jumala sellise ideaali või Jumala tahtega. Sest süda räägib midagi, see on pehme. Jumala vaim teeb tööd. Me oleme riietunud ühe teise riidega. Uus Testament ütleb, riietuge Kristusega. Ja siis, kui me oleme riietunud Kristusega, siis me saame Paulusega koos öelda, nüüd ei elagi nagu mina väga, vaid elab Kristus. Ja see on üks teise dimensiooni, teise kvalitatiivsusega elu. Loomulikult me võitleme siin elus oma maisuse ja oma selle taevase poolega. See on nii tuntud lugu, neid lugu, erinevaid versioone on sellest 2 koerast. Aga üks versioon vähemalt on see, kui missionär käis siis indiaanlaste juures. Tänapäeval ei tohi öelda niimoodi, aga ma ei teagi, kuidas see parem öelda on. Ütleme, põlisrahva juures. Ja siis rääkis, jagas evangeeliumi ja inimesi tuli usule ja siis, kui ta mõne pärast tagasi läks ja rääkis endaga juttu ühe konkreetse mehega seal, et kuidas on? Kuidas su elu läheb? Mul on selline tunne, mul on nagu 2 koera minu sees või hunti eri versioonides. Ja siis missionär küsib, et kumb siis võidab. Ja ta ütleb, see ikka, kellele ma rohkem süüa annan. Ja see on nii. Et need 2 koera ühel või teisel moel või hunti jäävad meie sees võitlema. Aga meil on see arm iga päev, see eesõigus, et me saame igat hommikut alustada. Selliselt me ütleme, et issand, sa oled ütlenud, et arm on uus igal hommikul. Ma tahan täna alustada uut päeva koos sinuga, puhastama süda. Täida mind püha vaimuga. Ma tahan elada seda igaviku elu. Ma tahan elada taevast elu. Ma tahan elada Kristus sinuga kaetud ja täidetud elu. Ma tahan elada elu, mis austab sind. Jeesus on elu, kes annab elu. Ja tead, kui sina kannad Jeesust endas, siis sina kannad elu, mis nakkab. Sa oled nagu natuke radioaktiivne, aga heas mõttes. Kui Jeesus elab sinus püha vaimu kaudu, siis sa oled radioaktiivne. Sa ei pea kampaaniaid tegema. Mul on nii suur kiusatus üks naljalugu rääkida, aga tegelikult ma räägin seda, ma salvestasin selle järgmise nädala jutluses. Aga ma räägin ikka ära. Nii et järgmisel nädalal te võite jutluse algusest 2 minutit vahel jätta. Vaata, võib-olla ma lõikan välja, mul pole see veel kokku pandud. See räägib seoses sellest, et me oleme, kui Kristus on meis, siis me mõjutame, me levime. Ja see, teatud mõttes ei ole vaja suuri kampaaniaid teha, kui on päris asi. Kui on päris asi, siis see lihtsalt mõjub. Aga evangeeliumil on oluline koht, ma räägin järgmisel nädalal evangeeliumi jagamisest. Ja lugu on selline. Ma ei räägi väga tihti näljalugusid, aga vahel räägin. Juudi rabi, hindu ja evangeelne kristlane matkavad. Ja nad eksivad ära ja siis nad otsivad, kuhu ööbima minna ja leiavad ühe talu ja lähevad sinna, peremees võtab vastu, et kas teil oleks 3 mehele anda ööbimispaika. Ja mees mõtleb, 2 on, aga 1 peab lauta minema. Hindu, väga alandlik mees, otsustas, et tema läheb lauta. Okei, hakkavad magama jääma, natuke aja pärast koputatakse uksele, hindu on ukse taga. Vabandage väga, ma ei saa siiski laudas magada, sellepärast, et seal on lehm. Lehm on püha loom meie jaoks ja ma ei saa kuidagi lehmaga koos seal niimoodi magada, et äkki oleks võimalik, et keegi teine läheb. Juut tõstab käe, kosser, mina lähen. Natuke aja pärast, natuke kiiremini on jälle ukse peal koputus, juut on ukse taga. Ei, mina ei saa magada, seal on siga. Siga on roojane loom, ma ei saa magada koos seaga ühes evangeelne kristlane. Mõtleb, peab pehmest voodist minema. Okei, lähen siis. No, natuke kauem läheb aega.
varsti koputatakse uksele. Hindu ja juudi rabi teevad ukse lahti, lehm ja siga on ukse taga. Tegelikult seal originaalis oli see evangeelne kristlane oli tegelikult mormooni evangelist, aga ma mõtlesin, et vahel me kristlastena oleme nii innukad, et ajame lehmad ja sealt ka laudast välja. Kuigi ega meil muidugi seda probleemi pole, seda, et me nüüd liiga innukad oleksime. Aga... Nii et kui Kristus on meis, siis tema on elu ja ta on elu andev elu. Me peame alati seda meeles pidama. Vahel me mõtleme endast nii vähe. Mõnes mõttes me peamegi endast vähe mõtlema, aga kui sa oled Jeesusega koos käimas, siis ära mõtle endast vähe, sellepärast, et Jeesus, kes on sinus, on väga suur. Ja ta teeb imelisi asju meie sees ja meie läbi. Nii et Paulus saab kirjutada seda mitte lihtsalt sellise ülerinna uhkustamisena või suurustamisena, et surm, kus on sinu võit, surm, kus on sinu astel, surm, kus on sinu, ta ei kirjutanud seda, aga rääkides sellest surmatantsust, et surm, kus on sinu tantsud nüüd? Kellega sa nüüd tantsid? Et ta ei uhkusta sellega, vaid ülestõusmise pühal lihtsalt näidati vaimses maailmas surmale koht kätte. Sina ei ole see, kes otsustab, kellega sa tantsid või kas sa üldse tantsid. Surm kutsus Jeesuse ka tantsule ja ta sai tantsida temaga suurest reedest kuni ülestõusmispüha hommikuni. Ja me võime ainult ette kujutada, mida, ja ma ei oska öelda, kui palju hingevaenlasel või saatanal oli ettenägemis või teadmisvõimet, aga ma kujutan ette, et ta võitis. Jumala poeg ristil, yes, Jumala poeg hauas. Ma saavutasin selle, mis ma tahtsin. Aga tal ei olnud uduaimugi, ta ei kujutanud ette tegelikult, et kõige selle läbi kõik need, keda ta lootis endaga koos põrgusse saada, nendel on võimalus pääseda, sellepärast, et Jeesus läks ristile, sellepärast, et Jeesus läks hauda. Ta lihtsalt ei teadnud, et Jeesus üles äratatakse. Ja siis olid juba teised tantsud. Johannes 11, 25-26 ütleb, Jeesus ütleb seda, mina olen ülestõusmine ja elu. Kes minusse usub, see elab, isegi kui ta sureb. Kui Jeesus ilmub Johannesele Patmose saarel, kus ta tegi rasket sunnitööd, siis ta tutvustab ennast nii, et Johannes, ära karda. Ära karda, mina olen esimene ja ma olen viimne ja ma olen elav. Ma olin surnud ning enne ma elan igavesest ajast igavesti ning minu käes on surma ja surmavalla võtmed. Nii et kõik need naljad, mis räägitakse Peetrusest, kes on taevaväravas ja laseb sisse või ei lase sisse, need on teoloogiliselt ebakorrektsed. Peetrus ei oma mingeid taevavärava võtmeid või seda meelevalda kedagi taevasse lasta või mitte lasta. Paulus kirjutab roomlastele, kui me oleme ka surnud koos Kristusega, siis me usume, et me elame ka koos temaga. Armsad, ilma suure reedeta meie elus ei ole ülestõusmispühi. Kui me oleme surnud koos Kristusega, teades, et Kristus olles üles äratatud surnust enam kunagi ei sure, ei valitse ta enam. Surm ei valitse teda enam, sest mis ta suri, seda ta suri patule ükskord ja alatiseks, aga mis ta elab, seda ta elab Jumalale. Seda kirja kohta võiks lahti seletada niimoodi, et Jeesus lubas surmal valitseda enda üle, ta lubas surmal ennast tantsule kutsuda. Ta alistus tema dikteerimisele, ta sai patuks, öeldakse Jumala sõnas, meie eest. Ja surm sai oma tahtmise Jeesuse üle. Aga me teame, et midagi juhtus veel. Ja see on evangeelium, mis juhtus. Need armsad, ei saa olla suuremat eesmärki, suuremat sihti selles elus, kui osa saamine Jeesusest ja tema elust. Sellepärast, et ta on eluleib, sellepärast, et ta on maailma valgus, sellepärast, et ta on viinapuu, tõeline viinapuu, ta on uks, ta on tee, tõde, elu ja ülestõusmine. Ta on hea karjane. See on Jeesus, see on meie Jeesus, my Jesus.
ma tõenäoliselt hääldan selle nime valesti, aga Abijah Powers. Ta oli üsna kindel, et keegi ei tunne teda ära, kui ta registreeris ennast väikese võõraste maja külalisena vale nime all. Oli möödunud üle 20 aasta sellest, kui ta oli sellest linnast lahkunud. Ta oli kangekaelne, jonnakas, mässumeelne poeg, kes läks konflikti oma vanematega ja ta põgenes hea isa ja pühendunud ja armastava ema juurest, sest ta vihkas headust, ta vihkas armastust, ta armastas seadusetust, omaenda tahtmist. Ja tema teed viisid kullakaevandusse, kus ta aastate jooksul rikastus, aga midagi tõmbas teda koju, midagi tõmbas tema väiksesse kodukülla ja ta tuli tagasi väga rikka mehena. Ja kui ta oli ennast hotellis sisse registreerinud, siis esimene koht, kus ta läks, oli surnuaed. Ja ta otsis seal enda perekonna nimega hauakivisid ja ta leidis oma isa hauakivi ja ta luges hauakivilt surnud 1884. Õndsad on need, kes surevad issandas. Isa oli varsti surnud pärast tema lahkumist. Ta süda murdus. Ja kui ta nägi seal kõrval ema hauakivi, millelt luges surnud 1902 ja Jumal pühib ära kõik pisarad nende silmist, siis ta süda juba murdus. Aga seal oli veel üks kivi. Ja selle kivi oli lasknud panna ta ema enne, kui ta suri. Ja seal oli kiri Abijah Powers, sündinud 1870, surnud, kriips. Ainus poeg oma emale oli sinna kirjutatud. Ema oli lasknud selle kivi panna siis, kui 10 aastat oli poeg olnud kadunud ja Abijah silme eest jooksis läbi piibli lugu Naini linna noormehest, kelle juurde Jeesus läks, oli haletsusest ja kurbast meelest ja tahtis ema aidata. Pani käed selle surnud noormehe peale ja ta tõusis üles ja ta mõtles, et kui palju, uskliku naisena, kui palju ta ema võis seda lugu peas kedrata edasi ja tagasi, mõtelda, et millal minu poeg võib üles ärgata. Aga seda ei juhtunud tema eluajal, aga sellel külmal kivil oma kätt hoides ta ärkas ellu. Midagi tema selles kivises südames murdus ja muutus. Abijah Powers siis sai muudetud mees. Ta tõusis surnuist, sest ema armastuse kaudu kohtus ta ülestõusmise ja eluga. Ja ma usun, et selliseid lugusid on lähemalt kui 19. sajandist. Võib-olla meie lähikonnast, võib-olla meie endi elust, ühel või teisel moel, kus me oleme oodanud midagi, mis on vaja otsa, kui peab ellu ärkama. Kus oled Jeesus oma elustava väega? Aga me näeme, et on surm. Aga samas kõiges selles on lootus, et vahel meie kõike ei näe ja vahel meie kõike ei oska kõigile nimesilti külge panna, et nüüd on täpselt nii. Eks need on usaldamise kohad ka nendes rasketes kohtades. Ma juhtusin lugema 1956. aasta Eesti elust Kaljo Raidi, teie armsa pastori, kirjutist ja see on täpselt selle pealkirjaga, mis ma tänase jutluse pealkirjaks panin, see on võidusse neelatud surm. Ja see Abijah Powersi lugu ja palju erinevaid lugusid selles maailmas, kus inimeste elud saavad muudetud, need on need kohad, kus surm on tahtnud oma saada ja siis tuleb elu, mis on suurem kui surm ja neelab selle surma alla ja kingib elu. Ma loen selle natuke pikema katkendi sellest kirjutisest Võidusse neelatud surm Kaljo Raidi poolt. Surm, kus on sinu võit? Nimetatud väljakutse kinnas. Mulle väga meeldib Kaljo Raidi selline rikas poeetiline keel, kuidas ta jutlustab ja kuidas ta kirjutab.
nimetatud väljakutsekinnas heideti omal ajal kristliku kiriku ühe kõigi aegade suurima kuju apostel Pauluse poolt oma vastasele. See oli mõeldud ja adresseeritud inimkonna kõige kohutavamale vaenlasele, surmale. Vaenlasele, kes ei ole kunagi kohkunud ei rikka ega vaese ees, kes ei ole ilmaski kartnud ei valitsejat ega alamat, ega pole ealeski häbenenud noort ega vana. Halastamatu järjekindlusega on ta oma tööd teinud, hävitanud, lõhkunud, purustanud. Ja nüüd ironiseerib Paulus triumfeerivalt sedasama võitmatut vikatiga vaenlast võidurõõmsa hüüdega ja seda täiesti põhjendatult. Kas te ei tea? Surm on neelatud ju võidusse. Too koletis, vaenlane surm, kes on hoidnud hällist saadik inimkonda oma terrori all, on lõpuks ise võidetud. Võidetud, kuna üks mees, Jeesus Kristus, Jumala ainusündinud pojana, suri ristil kurjategijana, tõusis üles 3. päeval. Tema, Jeesus, võidutses surma üle. See on ülestõusmispühade kuulutuse südamlik ja tsentraalne mõte. On aga ka ristiusu kardinaalsematest põhitõdedest. Ma usun, et kes on Kaljo Raidi kuulanud, see oma kõrvas kuulas Kaljo Raidi häält praegu seda tsitaati lugemas. Armsad, täna veel surm on kutsumas tantsule, külvates hirmu, ahvatledes valega, lõhkudes kõike, mida saab vähegi lõhkuda. Aga täna saab iga Jumala laps öelda Pauluse kombel, tänu olgu Jumalale, kes meile võidu annab meie issanda Jeesuse Kristuse läbi. Ja täna saab iga inimene, absoluutselt iga inimene öelda, et ma ei taha olla surmatantsupartner. Ma tahan elada elus, selles elus, mis on Jeesuse Kristuse kaudu. Jah, tihti me peame koos psalmistiga ütlema, et mu hing on põrmu küljes kinni, selle maise küljes kinni, ma ei oska mõteldagi vahel nende taevaste või maistes kategooriates. Aga see on ka palve, mida psalmist palub, elusta mind oma sõna järgi. Et armsad, elustagu Jumal meid nägema, et kadumatus, see, millega surm saab tantsida, ei ole jääv. Ja see, mis on jääv, see on juba surma võitnud. Benjamin Franklin olevat 22-aastaselt kirjutanud teksti, mis tema hauakivile peaks minema. See küll, ma uurisin järgi, Benjamin Franklini hauakivil ei ole mingisugust teksti peale tema ja ta naise nime, aga see oli ta mõte, epitaaf. Ta kirjutas 22-aastaselt valmis epitaafi, mis peaks olema tema hauakivil. Ja see on umbes selline. Benjamin Franklini keha, mis on kui vana raamatu kaaned, mille sisu on välja rebitud, lebab siin ussidele toiduks. Kuid teos ei lähe kaduma, sest see ilmub veel kord uues ja täiuslikumas väljaandes autori poolt parandatud trükina. Siin on nii palju lootust ja ma loodan, et kui Benjamin Franklin ka lahkus siit, ta mõtles samamoodi. Lootuse Jumal täitku teid kõige rõõmu ja rahuga usus, et teil oleks küllaga lootust püha vaimu väes. Ja armsad, kui me vaatame tühjale hauale, siis see, mis sealt vastu vaatab, on lootus. Meil ei ole kõiki vastuseid, meil võib olla väga palju küsimusi, aga see on lootus, mida ilma selleta meil ei ole. Ja ma lõpetan, ansambel võib juba üles tulla, ma lõpetan tundmatu autori palvega. Üles tõusnud Jeesus, istuta meid oma ligiolusse. Las me juurduda sinu armastusse. Las sinu ülestõusmise elu kasvada minus nii, et ma võiksin täituda sinu ülevoolava armastusega, mis muudab maailma palet. Oleme nagu Arvo Pärt. Arvo Pärt ütleb, et ärme püüame nii palju maailma muuta. Püüame iseennast muuta, et Jumal saaks meid muuta. Ja küll see maailm muutub ka siis meie ümber.
ma usun, et see on tuttav laul, mis me nüüd laulame, nii et kui sa refräänis kaasa laulad, see oleks väga tore. Me natuke laulame eesti keeles ja natuke inglise keeles. Inglisekeelset refrääni te kindlasti teate. Victory in Jesus, kes countrymuusikat armastab see. Jeesus au sees tuli, kuis ta andis elu Golgatal, et päästa patust mind. Kui kuulsin tema valust, kuis ta püha veri voolas, siis tunnistasin patud kõik ja leidsin Armsad, meie teenistus hakkab otsa saama. Ja meie seekordne live-teenistuste tsükkel hakkab otsa saama. Ja järgmisest pühapäevast jätkame virtuaalselt. Teisipäeval ma lendan tagasi, võtan kaasa teie tervitused, kuhu ma iganes siis lähen, kooli ja alustan igat tundi, et Toronto Eesti Baptisti kogudus tervitab teid, armsad noored. Ei, kusjuures me oleme teinud koos ju koolikooriga jõulude ajal lausa ühisprojekti. Te olete laulnud koos koolikooriga, küll virtuaalselt niimoodi, aga nii, et pole nii tundmatu. Kõik teavad Toronto kogudusest tegelikult, sest sellest tuleb ikka juttu.
aga armsad, olge hoitud, elagem siis seda, ärge unustagem seda, et see elu andev elu on meie sees. Ja kui meil kuidagi raske on või vahel me kahtleme oma usus ja vahel me kahtleme võib-olla ka selles, et kas see elu on ikka meie sees, siis ega me muud teha ei saa, kui hüüda, et issand, et aita meil sellest põrmuküljest lahti lasta, päästa mind, ärata mind. Et vahel me oleme sellises kohas, me ei oska ise mitte midagi teha, selleks, et asjad muutuks, aga Jumal on hea ja Jumal puudutab oma armuga ja aitab meid ka keerulistes kohtades, aga et me teame lihtsalt, et kus iganes me liigume, me kanname Jeesust endas, me kanname elu endas, me kanname ärkamist endas ja ülestõusmist. Nii, aga ma ei hakka teist jutlust pidama. Laulame lõpetuseks ja lõpulaul on number 608. Tõuseme ja laulame rõõmsasti lõpulaulu. Võtame vastu õnnistuse. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale üle sinu ja andku sulle rahu Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Amen. Aitäh, et tulite, õnnistatud ülestõusmispühade jätku ja kohtume juuni lõpus, juuli alguses palgest palgesse, kui Jumal lubab.